Nii, tere siis minu poolt, Jaak Albert Metsoja ja Pärandkoosluste Kaitseühingust. Et esmalt ma tänan selle ürituse korraldajaid, sest minu meelest see on tõesti väga oluline asi tunnustada kohalikku elaniku maamajandust ja kohalikke tõuge, et Eesti looduskaitse arvatavasti on tõesti selleni jõudnud, et sellise ängsöölaadse majandamiseni ehk me saame aru, et looduskaitse ei ole see, et me teeme tara ümber, ja kuigi oleks siin joonistas, et võib-olla neid ikkagi tahetakse liiga palju teha, siis ma usun, et see samm on meil kenasti kaetud, et me saame aru, et meil on olemas poollooduslikud või pärandkooslused, kus kaitse ei saa käia niimoodi, et me korjame inimese sealt ära ja laseme loodusele omasoodu tegutseda. Vastasel juhul siin metsavööndis oleks meil mets. Ja ma ütlen 2 sõna Pärandkoosluste Kaitseühingu kohta, enne kui ma lähen ettekande juurde. Paljud võib-olla on kuulnud ja teavad, mis asi on Pärandkoosluste Kaitseühing, aga ma olen kohanud päris palju maaomanikke, kes ei suuda seda seostada niidumajanduse ökoloogilise poolega, vaid mõtlevad ainult, et pärand, et see on midagi kultuuriloolist. Ja kui aus olla, siis ma arvan, et me ise Pärandkoosluste Kaitseühingus või PKÜs oleme pigem taimeökoloogid ja nendele kultuuriväärtustele, mis on seotud selliste maastikega, mõtleme vähem. Aga jah, ja meie põhitöö on siis, ma ei tea, võib-olla ma loodan, et mitte väga jäikade, aga ka andmebaaside tekitamine, just tulime täna, katsusime mõned atlase ruudud teha, et taimkatet kaardistada. Teeme ka talguid, teeme ise sellist kätega asja juures looduse kaitset, aga peaasjalikult kogume siis sellist taimeökoloogilist teavet poollooduslike koosluste kohta. Ja tõesti, väga harva astume edasi selle maaomaniku juurde, et tema käest küsida, mis tema seal teeb. Ja sellest tegelikult tõukub ka minu ettekande selline küsimuse asetus, et kas poollooduslike koosluste kaitsmine, siin ma siis mõtlen seda riigi poolt toetatud poollooduslike koosluste hooldamise toetust, et kas see aitab tegelikult ka säilitada pärandkooslusi. Ja need ei ole kuskilt õpikust ega raamatust võetud definitsioonid, ma lihtsalt eile õhtul mõtlesin natuke selle peale, et kuna ma olen taimeökoloog taustalt, siis esimese definitsiooniga ökoloogilisega on lihtsam hakkama saada, et poollooduslik kooslus on siis loodusliku taimkattega mõõduka inimmõjuga taimekooslus. Tegelikult eesti keelde panduna on ta siis lihtsalt niit või karjamaa, mida ei väetata, ei panda sinna kultuurtaimi, ei künta, ei külvata. Mis on pärandkooslus, tegelikult sellise laiema ja kultuurilisema taustaga mõiste, et minu jaoks on see siis selline maastikuline kultuuripärand, ainelise poole pealt siis nii maastik kui seal olevad rajatised, aga tegelikult sellega täiesti lahutamatult seostuvad ka kõik need oskused, need töövõtted, mis selle maastiku kujunemiseni on viinud ja tegelikult ka samme edasi vaimse kultuuri poole, ka kombestikud ja uskumused, mis sellega seotud on. Et sellest neid kiputakse pahatihti lahutama ja minu meelest see on vale lähenemisnurk. Et esimesest on väga lihtne tuua näidet, kus Eestis tõesti, kui inimese mõju ei ole, oleks meil tegu metsaga ja teisel pool on siis kultuur, kooslus, põld ja nende kahe vahel siis mõnes mõttes on poollooduslik kooslus. Taimestik on looduslik, taimkate mitte. Taimkatet mõjutab inimene niitmise või karjatamisega. Aga pärandkoosluse juurde kuuluvad ka kiviaiad, küünid, kõik muud sellised asjad. Ja nagu ma ütlesin, mina näen ka seda, et tegelikult sinna kuuluvad juurde ka need oskused, töövõtted, kombestik. Ja nad on tegelikult selline lahutamatu kultuurilis-ökoloogiline tervik. Et
see on üks koht, kuhu minu meelest ei Eesti teadus ega looduskaitse ole veel väga hästi välja jõudnud. See tänane üritus on muidugi üks hea näide sellest, et selles suunas liigutakse ja see on vajalik. Käisin nädalake tagasi Ungaris ühel seminaril, seal on üsna välja arenenud selline teadusharu, mis uurib traditsioonilist ökoloogilist teavet. Ja mind ennast huvitas kõige rohkem see pool, et mismoodi siis tegelikult teha see samm, kuidas selle kohaliku inimese teadmist ja oskusi kasutada ka praktiliselt looduskaitses. Et kui Alex ütles, et inimesed on väga erinevad ja looduskaitse tihti on väga jäik, siis tegelikult üks küsimus on, et kuidas tuua ka seda otsustamistasandit või anda kohalikule inimesele ka rohkem häält. Et tänane üritus ja kogu selline talukultuuri väärtustamine on kindlasti üks viis, aga ma arvan, et neid viise peaks olema veel. Ja me oleme tegelikult pärandkoosluste kaitseühinguga ka proovinud siis astuda seda teed, et meie jaoks ühed kõige olulisemad kooslused vaieldamatult on puisniidud, sellepärast et nad on lihtsalt ökoloogiliselt kõige rikkamad. Head näited sellest, kuidas Eesti on tõesti 5 maailma rikkaima riigi hulgas juba olemas. Laelatu puisniidul on koos ühel ruutmeetril 76 erinevat soontaime liiki. Maailmas on Argentiina, Karpaadid, mõned kohad, kus on võib-olla 80. Aga miks ta on kultuurilise ökoloogiline tervik, et siin selle pildi peal võib-olla taimeökoloog vaataks ainult seda, räägiks sellest, et kuidas meil on siin tegu karjamaaga, sellest kui valikuliselt või mittevalikuliselt lambad söövad, näevad seda, mismoodi siis see lammas on kujundanud selle maastiku, aga siia jäävad varjatult tegelikult juurde ka selle Ungari karjuse oskused. Et ta rääkis meile loo, seal on maakasutus natukene selline kirjum kui meil, nii teravaid piire ei ole. Lambad käivad kohati ka kultuurmaadel söömas ja kui karjane juhtub magama jääma peale seda, kui lambad on siis liblikõielistel toitunud kõvasti, siis peale 20-minutilist uinakutki võib ta juba avastada, et lambad on tekkinud gaasidest lõhkenud ja surnud. Ja see oli siis selline pisike näide, et kuidas, milliseid pillirokõrsi või mida ta seal kasutas, siis kuidas lambaid sellest gaasist vabastada. Noaga auk sisse, kõrs sisse. Ja sellist teavet võib, see on üks näide, sellist teavet võib vaja olla ka selle taustal, et tegelikult täna on ju Eestis päris palju selliseid kohti, kus looduskaitseliselt alustatakse karjatamisega ja tegelikult varasemat teavet ei ole. Et üks selline seisab ka teie ees, varsti jõuab Alamvedjale 50 lihaveist, et meil on seal päris palju avastamist. Siis ökoloogide seas on olnud palju juttu, eriti taimeökoloogide seas, et kumb siis on mõistlikum, kas niitmine või karjatamine. Karjatamine teeb koosluse mosaiiksemaks, loomad söövad valikuliselt ja kui ainult väga rangelt taimeökoloogilistest sellistest aadetest lähtuda, siis niitmine on eelistatud, kuna see annab kõigile ühesõnaga ühtlase valguskonkurentsi tingimuse ja selliselt kujunevad liigirikkamad kooslused. Aga kui me võtame natuke pikemas perspektiivis ja asetame selle nagu praktilisse looduskaitsesse, siis tegelikult minu meelest on ka väga hea see, et täna on meil karjatamise toetus suurem kui niitmise toetus. Kindlasti ei kao need alad, kus niidetakse või vähemalt niidetakse enne karjatamist ära. Ja see, kui on alal olemas karjatamine, see võtab meilt ära ühe probleemi, mis tegelikult täna poollooduslike koosluste hooldamisel on mitmes kohas olemas. Et siin on siis heinaaunad Alamvedjal, kus siiani veel loomi ei ole, ja ebatraditsioonilist heinakasutust ka nii palju leidnud ei ole. Kipub see hein lihtsalt jääma risuks kaela, loomapidamise puhul seda küsimust ei ole. Ja nüüd küsimus, et hääkene küll, et on olemas sellist pärandteavet, mida võiks olla tore koguda, aga et kas sellest tõesti võib olla kasu. Ma tõin siin näite
sellest, et kuidas siis mäletsejaid nendest gaasidest vabastada, aetakse seal lehm jooksma ja tõesti jah, see Ungari karjus rääkis, kuidas ta siis teeb lambale augu sisse ja rookõrrega. Siis on olemas sealsamas Ungaris mõned sellised Ungari vähemusrahvused tegelikult Rumeenias, kes on väga head taime- ja koosluste tundjad. Ja nende juurest avastasid need Ungari uurijad, kusjuures mitmeid aastaid töid tehes, see ei tulnud väga kohe välja, et on olemas selline praktika, et seal on nii liigirikkamad alad, mida ei väetata, kui majade lähedal väetatud alad, kuidas siis nendelt liigirikastelt aladelt heina töötlemise järel järgi jäänud seemnesegu ja seda sodi, mis seal on, loobitakse nendele väetatud aladele. Ja see on tegelikult praktika, mis on taimeökoloogias pikaajalise uurimise tulemusel on jõutud selleni ja täiesti reaalselt läbiviidavad ökoloogilised taastamistööd kasutavad seda. Et see oli neile suur üllatus ja veel suurem üllatus oli tegelikult see, et kui meil eelmisel aastal oli Saaremaal etnobioloogia seminar, siis üks saarlane tõusis püsti ja ütles, et aga minu ema tegi täpselt samamoodi. Et kasutas sellest heinast järgi jäänud materjali, mis oli liigirikkamatelt aladelt toodud ja siis maja lähedale laotas seda laiali. Ja tegelikult seal sai ka selgeks, millest kõik, ma räägin päris palju sellest Ungari seminarist, millest sealsed karjased rääkisid, et tegelikult see, kuidas karjamaad hästi majandada, et seda ei saa isegi isalt pojale edasi anda, see ei ole ka selles mõttes traditsiooniline teadmine, vaid seda tuleb õppida loomadelt. Ja nad rääkisid sellest, kui tähtis on just nimelt koeraga karjatamine. Et meil on Eestis ka probleemiks tihti see, et alad on alakarjatatud. Isegi siis, kui loomühikute arv võib-olla hektari kohta on õige, aga kui ei kasutata koplite süsteemi, kui need loomad lastakse tervele alale lahti, siis eriti veised toituvad niimoodi, et nad söövad väga valikuliselt, söövad kõige mahlasemad asjad ära, teised asjad võivad selleks ajaks, kui nad neid sööksid, juba olla puitunud. Koeraga tehakse nii, et see kari saadakse teatud alale paigale, nad on sunnitud seal sööma intensiivsemalt teatud ala tühjaks ja siis edasi liikuma. Et osaliselt võib seda teha ka koplite süsteemiga, kumb on töömahukam, seda peaks praktika näitama, võib-olla keegi oskab öelda. Jah. Aga siis võib tekkida küsimus, et hääkene küll, et kas need vanad teadmised on rakendatavad tõesti ka tänapäevases looduskaitses, et kas see vana oskusteave ei ole selles mõttes mitte ainult museaal, et olud on nii palju muutunud ja neid kuhugi rakendada ei ole, et need võiksid sobida siia ümbrusesse väga hästi, aga tegelikult siis reaalselt tänapäeval väljas nendel karjamaadel, niitudel kasutada ei ole võimalik. Et kultuur ei ole staatiline nähtus, pidevalt muutub. Probleem on tõesti nendel aladel, kus on väga järsk katkestus, kus mingisugust traditsiooni all ei ole, aga seesama näide, seesama lambakari sealt Ungarist on selles mõttes ka ebatraditsiooniline, et nad on siis välja arendanud sellise süsteemi, kuidas nad saaksid pidevat sissetulekut, et talled ei sünni mitte ainult kevadel, neil on seal mingi segakari, kuidas nad täpselt tehniliselt selle teinud on, et neil iga kuu saab tulla Itaaliast veoauto ja need talled ära viia, ma ei oska öelda, aga igatahes kindlasti ei ole see mitte traditsiooniline majandusmudel, aga kõik muu on täiesti traditsiooniline. See, et sissetulek tuleb sellest, et lambad lähevad iga kuu Itaaliasse, see on siis nii-öelda innovatsioon selle juures. Ja siis selle kohta oli ka filmilõik, aga ma näitan siis ainult fotot, et see on näide Lanksaarest, kus on ka väga huvitavad kooslused, et see ei ole seal vasikeseks, kes lehmaudara kallal on. Et seal on piimakari, aga neid ei aeta sugugi mitte kogu aeg lüpsile, vaid neil on ka siis sead ja põrsad, kes käivad lehmade juures siis piima imemas. Nii et ka sellised huvitavad kooslused on võimalikud. Ja siis ma lõpetan tõesti selle üleskutsega, et pärandit on vaja väärtustada ja ka pärandkoosluste kaitseühing ootab eelkõige puisniitudega seotud sellist nii vanateavet kui tegelikult ka seda,
millised on tänapäevaste inimeste ootused, mismoodi oleks võimalik neid alasid majandada, sest ma arvan, et see on üks koht, mida tänane looduskaitse väga põhjalikult teinud ei ole. Et kahjuks meie üks projekt, mida me tahtsime Kirjandusmuuseumiga koostöös teha, et puisniitude kohta koguda sellist teavet, rahuldatud ei saanud, näise esitasime uuesti, võib-olla saab. Aga meile võib siis kõigest sellisest teada anda. Aitäh!